Tervist, head Objektiivi vaatajad. Mul on hea meel siin stuudios tervitada majandusteaduste doktorit Endel Oja. Tere, Endel! Tere! Tänan kutsumast! Ja täna me räägime loomulikult Rail Balticust. Nimelt hiljuti avaldasin sinu pika massiivse loo sellest, kuidas Rail Balticut on valede ja vassimiste abil tänase päevani edasi aetud ja siin sa tood selles loos põhimõtteliselt välja vaated peaaegu kõik argumendid Rail Balticu vastu. Kui ma vaatan Objektiivi ajalugu, siis tegelikult me oleme Rail Balticust rääkinud sinuga ka juba päris pikalt. Aastal 2016 olen teinud Objektiivi raadiosaate sinu ja Martin Helmega ning siis oleme teinud intervjuusid sinuga aastal 2016, nagu ka raadiosaateid 2018, kui ma ei eksi. Nii et sellest teemast on ka juba sinuga saadud siin Objektiivis räägitud pikka aega tagasi. Kui me nüüd meenutame tegelikult seda kriitikat Rail Balticu osas, siis millal see kriitika üldse algas? See seal samal ajal ilmselt hakkaski pihta. Nii et kuskil juba vaatad peaaegu 9 aastat on väga selgete argumentidega kritiseeritud Rail Balticu projekti. Jaa, on. Kusjuures huvitav on see, et need argumendid, ütleme niimoodi, et peaaegu 100% on ka täna kehtivad. Ehk siis need ühiskonna tegelased ja spetsialistid, kes siis 8 aastat tagasi said aru, et tegemist on ebareaalse ja Eestile kahjuliku projektiga, alustasid siis erinevate aspektide analüüsi, mille tulemuseks oli siis 2018 esimene avalik kiri 400 Eesti ühiskonna tegelast avaldas siis kirja vale info põhjal vastu võetud Rail Balticu seadus tuleb tühistada. Allkirjad on näha. Ja 2 aastat hiljem, kuna esimesele kirjale praktiliselt reaktsioon oli selline, et te võite seal midagi arutada, aga me läheme oma projektiga edasi, et sisuliselt mingit avalikku diskussiooni ei tekkinud. Lisaks sellele kirjale toimusid ka muidugi Riigikogu ees meeleavaldused. Kõige suurem meeleavaldus toimus ka Vabaduse platsil. Tulemuseks oli see, et hoolimata nõudmisest siis avaldajate esindajatel saada kokku otsustajatega, siis neid vastu ei võetud. Nüüd 2 aastat hiljem ilmus järgmine avalik kiri Vabariigi valitsusele ja seal oli siis Jüri Ratas sellel ajal peaminister. Tulemus praktiliselt oli sama. Nii et tegelikult ühiskonna kriitilist häält ei ole selle projekti puhul üldse arvesse võetud. Lisaks sellele, kui me nüüd vaatame siin seda alumist materjali, mis sul siin on, siis juba 2017 avalikult Rail Balticu spetsialistid, kuhu oli kaasatud siis ka logistikaspetsialistid, transpordiala spetsialistid, selgitas välja, et selles nii-öelda ärilises põhjenduses, millega Rail Balticu projekt üldse Riigikokku 2017. aastal lükati, et saada siis allkiri 3 Balti Vabariigi ühisele otsusele, siis Riigikogu otsusele selline projekt läbi viia, siis siin juba algstaadiumis avastati 3 miljardi euro suurune viga, mis on niivõrd elementaarne, et see ei saa olla mitte juhuslik. Ja see materjal oli kõigile spetsialistidele, ministeeriumi inimestele, poliitikutele kättesaadav. See on siin küll ingliskeelse pealkirjaga, siin on üle 150 lehekülge, aga siin on ka eestikeelne, kes ei pea ingliskeeles lugema, ja see on eestikeelne kokkuvõte olemas, kus on üheselt näha, milles see 3 miljardit siis tekkis. Ja veel ühele materjali ma siin
juhiks tähelepanu, see on nagu värskem, see on 2021 maanteedel veetavate kaupade modaalne nihe raudteele. Jällegi ARB on selle kokku pannud, kuid kirjutanud selle kokku on vastavad oma ala spetsialistid, kus üheselt tehakse selgeks kuskil jälle 120 leheküljel, see on nüüd nagu eesti keeles, et Rail Baltic ega ka muud raudtee transpordivahendid Baltikumis ei oma mitte mingisugust konkurentsieelist autovedudega. Vastupidi, autoveod meie piirkonnast Kesk-Euroopasse on üle 2 korra odavamad ükskõik millise variandiga, kus kohast me siis vedama hakkame. Ja seetõttu see retoorika, mida nüüd ikkagi hoolimata kõigest mõned poliitikud räägivad, et kaubad kolivad autodelt raudteele ja seetõttu on keskkond meil nii-öelda hakkab keskkonnaseisund paranema ja nii edasi. Ja sellega püütakse põhjendada ka Rail Balticu ühte tasuvuse jalga, mis tänaseks on selgelt ära kukkunud, sest kaupu ei tule. Ühesõnaga sisulistele materjalidele ei ole seni mitte mingit tähelepanu pööratud, vaid pööratakse tähelepanu sellele, et võimalikult kiiresti hakata kaevama tohutud massiivset trassi siis praktiliselt siis Ülemistelt kuni Iklani. Me oleme jõudnud välja millisesse olukorda siis? Põhimõtteliselt sellisesse, et meil tuleb üks rööpapaar massiivses trassis kuni Pärnuni, parimal juhul Häädemeesteni ning seda umbes 4-kordse kulu eest, mis algselt siis plaaniti. Just nimelt. Ehk teiste sõnadega võime öelda, et see, mida täna ehitatakse, see ei ole üldse see Rail Baltic, mille on Riigikogu omal ajal heaks kiitnud ja mida seni nagu siis on püütud inimestele propageerida. Esiteks see Rail Baltic, nagu sa tabavalt ütlesid, et see on praegu raha kokkuhoiu eesmärgil kavandatud ainult ühe rööpapaariga. See tähendab seda, et on tegelikult kohalik raudtee, mis sõidab siis 2 logistilise liini vahel. Üks on olemasolev Pärnu raudtee ja teine on Via Baltica. Nüüd me ehitame sinna veel 3. nii-öelda läbi Võsa ja Metsa ehitame veel 3. trassi, kus juures Via Baltica oleme jätnud kõrvale rahapuudusel ja samal ajal Pärnu raudtee oleme ka ära blokeerinud alates Lellest, kus juures arvutused näitavad, et juhul kui olemasolev siis Tallinn-Pärnu raudtee rekonstrueerida sellisele kiirusele, nagu teeme seda täna Tartusse 160 kilomeetrit tunnis ja ehitame siis nagu kõrvale Rail Balticu kohaliku raudtee nende kiirustega, mis nad on planeerinud, siis kõige suurem nii-öelda ajaline võit, mis üldse saab olla Rail Balticul võrreldes olemasoleva raudtee rekonstrueerimisega on kuskil 15–20 minutit. Selle 15–20 minuti siis maksumus Eesti riigile oleks siis üle 2 miljardi euro. Nii et küsimus on, et kas me oleme siis tõesti nii lõpmatu rahakotiga riik, kes võib eksperimenteerida, eks ole, ja panna toimivad raudteed kinni, ehitada sinna kõrvale midagi sellist, mis tegelikult dubleerib olemasolevat ja mitte ainult ei dubleeri, vaid ta läheb läbi Võsa ja Metsa sisuliselt mööda nendest põhilistest asulatest, mis on välja kujunud ajalooliselt, kuhu täna juba rong läheb. Ma ise olen Rapla keskkooli lõpetanud, tean, et Raplas on korralik juba vabariigi aegne raudteejaam olemas, väga palju inimesi käib seal Tallinnas tööl, edasi on siis Tallinna poole Kohila, Saku ja nii edasi. Ja näiteks, mis puudutab Kohilat, siis samuti seal on praktiliselt asula sees, mitte päris keskel, aga sisult asula sees on korralik raudteejaam. Kohila raudtee planeeritud Rail Balticu jaam viiakse 5 kilomeetrit kuskile nii-öelda Loone linnuse taha täiesti metsa. Raplas viiakse 3 kilomeetrit Raplast teise poole, mitte sinna poole, kus olemas raudtee, vaid teise poole Aleviku taha
kuhu tuleb üldse käivitada siis spetsiaalne bussitransport, ega inimest ei hakka 3 kilomeetrit lontsima Rapla linnas siis uute raudteejaama. Ehk teiste sõnaga tekib olukord, et vana nii-öelda olemasolevat taristut niikuinii inimesed kasutavad sõitmiseks. Ja nüüd me punnitame sinna kõrvale siis nagu uue täpselt samale trassile, mille tulemuseks muidugi on see, et loodetud hulka inimesi seal lihtsalt sõitma ei hakka. Ja mis kõige hullem, et need vedurid ja vagunid, mis on mõeldud Rail Balticu, need ei sobi sõitma tänu kitsamale rööpmelaiusele mitte ühelgi teisel Eesti raudteel. Nii et me saame neid kasutada ainult ühel väiksel liinil ja ülejäänud raudteesüsteemi jaoks on vaja osta ja omada ikkagi välja kujunenud siis rööpmelaiusega veeremit. Ja see on väga oluline punkt, mille sa välja tõid, et ka natukene tundes Raplamaad, et see kohalik raudtee on olnud selline vereringe osa nendes Raplamaa väikestes kohtades nagu Lelle, Eidapere, Pärnumaal, Kehtna, täpselt, et see raudtee on kulgenud nendest linnakestest või väikestest asulakestest läbi. Ta on olnud nii-öelda liin, mis ühendab Pärnuga, ühendab Raplaga, ühendab Tallinnaga, Viljandiga, et need on nagu olnud, need põhimõtteliselt need asulad ise on paljuski arenenud tänu sellele, et sealt raudtee läbi kulgeb. Et ta tegelikult küsisin ka Riigikogu liikmelt Rain Eplerilt seda, et kui palju läheks maksma üleüldse siis nüüd Lelle Pärnu liini korda tegemine sellisel viisil, et see on ka ainult üks rööpapaar, et seal võiks nüüd niimoodi rahulikult rong sõita, mis Kadri Simsoni omaaegse taristuministri poolt kinni pandi. Ja, et ütleme nii, et meil on põhimõtteliselt on mingi võrdlusbaas olemas, sellepärast, et meil on 2 võrdlusbaasi. Praegu käib tegelikult Tallinn, Lelle, Viljandi raudtee rekonstrueerimise ettevalmistamine 160 kilomeetri peale tunnis. Nii et tegelikult Lelleni juba aasta poole teise pärast saab sõita juba 160 kilomeetrit tunnis. See on juba pool Pärnumaad. Ja teine on siis, et käib ka Tallinn-Tartu raudtee rekonstrueerimine samuti 160 kilomeetri tunnis. Ja indikatsioon on selline, et see läheks maksma umbes 5 korda vähem, et circa 350–400 miljonit eurot oleks täis siis rekonstrueerimine 160 kilomeetri tunni peale, nii et 400 miljonit, mis on väga suur raha muidugi, kuid mis tegelikult siis ka tagab seda, et olemasolevatest väljakujunenud asulatest ilusti sõidetakse läbi ja kasutatakse neid samu raudteejaamu, mis täna on olemas. Juhin tähelepanu, et Rail Balticu jaoks on vaja ehitada välja sinna samasse Võssa ja Metsa uued raudteejaamad. Ja neid investeeringuid Euroopa Liit ei toeta. See on puhtalt jälle täiendav Eesti Vabariigi oma maksumaksja raha, samuti ka see veerem 85 miljonit, mida esialgu siis on planeeritud osta, nii et siin kokku me saame nende raudteejaamade ja veeremiga lisaks sellele 2 miljardile, mis siis nagu Pärnuni kuluks, saame siin veel võib-olla mingisugune 200–300 miljonit eurot veel nagu juurde nätaki siis Eesti maksumaksja raha. Ja nüüd küsimus mille nimel, et saada 15 minutit varem Pärnusse. Ja me ei saa mitte Pärnusse päris, vaid see uus raudteejaam on ka seal kuskil Pärnu väga imeliku koha peal, seal nagu pooleldi Pärnu taga. Pärnus on täna korralik raudteejaam nagu olemas, nii et eks me jõuame veel nendest rahaasjadest rääkida, aga kui siin nagu kainemõistuslik inimene vaatab, siis ikkagi ma arvan, et me oma intervjuu käigus jõuame pidevalt küsimust, et miks pärast see nii on, et millele tuginedes sellised toimingud üldse toimuvad. Ja, see on see peamine küsimus üleüldse tegelikult, et miks
sellist kilplaste projekti üldse üleval peetakse ja sellega edasi minnakse. Sa räägid oma selles artiklis ka seda, et Rail Balticut ehitatakse hoolimata sellest, et tegelikult Eesti riigikassa võlg on pea 7 miljardit eurot ja maalid ka sellest selge pildi ette, et milline on meie riigikassa seisukord tegelikult. Ja seal nüüd veel Rail Balticuga jätkata selles kontekstis on veel lisa hullumeelsus. No muidugi, et kõige lähemad prognoosid näitavad, et järgmine aasta on vaja, et üldse nagu hoida riigi bilanssi nagu sellel tasemel, mis on nagu äärmiselt pingeline täna. Järgmine aasta on puhtalt vaja 1 miljard kuskilt juurde laenata. Me ei räägi siin nagu Rail Balticust. Ja see 1 miljardiga me teeme ära selle, et tegelikult need augud kõik, mis puudutab ka maanteede näiteks rekonstrueerimist, mis puudutab juba väiksemaid summasid õpetajate palku, aga ka näiteks tervishoiusüsteemi arengut, kus on sajad miljonid. Et tegelikult me oleme olukorras, et selleks, et nina peal, vee peal hoida, me sisuliselt peame raha juurde laenama ja meil nurgas istub, ütleme, võtta Eesti rahva pärimust järgi siis selline kulbiga mehikene, kes tuleb siis välja, kui hakatakse putru keetma, seda nimeks ahjualuseks ja kaebab, et tal on kõht tühi ja kui ta lastakse pudrukausi juurde, siis ta sööb ära nii pudrukausi kui ka viib lõpuks kausi minema. Ja ta käib seal korduvalt. Nii kaua, kui peremehel lõpuks saab hing täis ja ta paneb pudrukausiga siis ahjualusele pähe peale, mida siis ahjualune nagu kaob. Ja selline ahjualune on meil täiesti olemas, kes taob rusikaga vastu rindo ja räägib, et Euroopa tahab, et me selle raudtee ehitaksime, ainult et ära on unustatud juba see, et milleks seda raudteed vaja on. Et Euroopa ei taha, et inimesed hakkaksid paralleelraudteega sõitma Tallinnast Pärnusse või Äädemeestele või Iklani, kus on lõppjaam. Ja Euroopa ei taha ka seda, et Riiast sisuliselt läbi kõnnumaade ja looduskaitsealade Riiast Iklani Läti peaks ehitama väga pika raudtee, mis maksab, ütleme siis mingi paar-3 miljardit, mis Lätile absoluutselt mingit kasu ei too. Täpselt. Kui vaadata Läti kaarti, siis seal üle 100 kilomeetri Riiast Eesti piirini puudub igasugune mõte sellel raudteel, sellepärast, et seal on tõesti, nagu sa mainisid, looduskaitsealad ja asulad on tegelikult kuskil 40-50 kilomeetrit sisemaal, peamised asulad Limbasi, Tšeesis ja Valmiera, et kui tahta, siis Läti peaks tegema põhimõtteliselt sellise haagi, mis läheks läbi Limbasi, läbi Tšeesise, läbi Valmiera ja siis tulema sealt haagiga tagasi Ikla juurde, mis oleks nagu täielik hullumeelsus ja lisaks veel mõned miljardid kogu sellele projektile juurde. Pluss iga aasta on ülalpidamiskulu Eestis arvestatakse mingi 50 miljonit eurot aastas, 10 aastaga on juba 500 miljardit, ega lätlastel vähem ei ole. Et esiteks ehitad valmis mingi asja, millel nagu sisulist sotsiaalmajanduslikku mõtet ei ole ja siis hakkad veel riigi maksumaksja rahaga selle samale asja veel nagu vuntsima ja üleval hoidma, et ta nagu ära ei laguneks. Samas me teame, et on ainult aja küsimus, millal tõstetakse ka kiirusi Tallinn, Valga, Riia liinil. Nii et tegelikult saab Tallinnast suht juba normaalse ajaga ka Riiga, kusjuures saab Riia kesklinna, aga Rail Baltic läheb Riiast mööda. Salaspilsis on esimene jaam, kus maha saab, mis on 20 kilomeetrit Riiast, nii siis tuleb astuda oma kottidega bussi peale ja sõita Riiga ja siis sealt edasi, kes soovib lennujaama nii edasi. Nii et tegelikult kogu see Rail Balticu reisijate veo kontseptsioon on tänaseks nagu täielikult kokku kukkunud. Aga kuidas sellega nii mööda saab siis panna? See tähendab seda, et ei kuulata spetsialistide nõuandeid, vaid on võetud silmaklappidega lihtsalt nagu täpselt see esimene raamat oli, mis sisuliselt oli
ütleme, et sellele raamatule eelnes üks teine raamat, mida ma pole enam ammu näinud, millega siis Kadri Simson käis mööda Riigikogu liikmeid seletamas, kui kasulik on Rail Baltic ja see oli siis see raamat, mis oli siis nii-öelda siis tasuvusanalüüs. See on see raamat, mis tõi tasuvusanalüüsis välja 3 miljonise augu. Aga miljardilise, jah. Ja siis selle esimese raamatuga Kadri Simson, kes tegelikult ei jaganud absoluutselt, mida ta räägib, Jüri Ratase toel, siis nagu veenis ära Riigikogu kriitilise hulga inimesi, kusjuures juhin tähelepanu, et enne seda, kui Jüri Ratas sai peaministriks, oli Keskerakonna kindel seisukoht, et Rail Balticu sugust taristut Eestile vaja ei ole. Niipea kui Ratas sai peaministriks, nii ja sisuliselt ajalugu näitas, et mitte kuude, vaid nädalatega muutus olukord. Nii et sellest võib teha igasuguseid järeldusi. Kui me vaatame Ratase tegevusi järgnevatel aastatel, siis ma arvan, need järeldused nagu on süvenenud ja ma nagu sügavalt imestan, miks üks konservatiivne erakond on sellise inimese, kes on Eestile nii palju kahju teinud, on võtnud oma tiiva alla, aga loodame, et see nii ei jää. Tõepoolest ja läheme edasi selle temaatikaga, et kui me nüüd vaatame seda fakti, et loomulikult kõik spetsialistid ütlesid algusest peale seda, et Rail Balticu hind tõuseb. See oli ammu teada kõikidele. Ma mäletan, et me rääkisime seda 2016. aastal, et see, mis praegu välja pakutakse, see on ainult ilus PR projekt ja tegelik hind tõuseb. 1,3 miljardi asemel räägime me praegu siis põhimõtteliselt 4,3 miljardist. Nii, see on ka nüüd üks fakt, millele tuleb nagu vaadata lihtsalt silma. Meil on põhimõtteliselt rohkem kui 3 miljardit eurot suratud siin nende aastate jooksul Rail Balticu maksumusele otsa. Absoluutselt ja see on tõele väga lähedal. Aga ei ole veel päris tõde, sest päris tõde võib olla veelgi karmim, kuna paljud projektid on veel tegemata, eriti mis puudutab sealt, ütleme, Lellest allapoole ja Pärnu suunas ja Pärnust veel edasi, kus on, ütleme niimoodi, et konkreetse näitena võib tuua, et enne Pärnut on selline massiivne looduslik vorm nagu Räämaraba ja Räämarabas on turbakihi paksus 6-8 meetrit ja kuskil 2 kilomeetri ulatuses Rail Baltic peab minema Räämarabast läbi. Ehk see on siis olukord, kus ei ole võimalik traditsioonilisel meetodil mingit kaevet teha ja see täita siis liivakruusa ja killustikuga, vaid selle kohta on siis Keskkonnauuringute Keskus teinud ka analüüsi ja vaadanud erinevaid variante. Ainus variant, mis on reaalne, on sinna ehitada sild. See oleks siis Baltimaade kõige pikem sild Räämarabasse, kus siis hakkab üks raudteeliin minema. Ma kujutan ette, kui tulevikus tahetakse teine teha, et siis silla peale hakkad ehitama veel teist liini. Aga teiseks, ainuüksi selle silla maksumus on umbes 200 miljonit eurot. Seda ei ole mitte mingisuguses kalkulatsioonis täna üldse arvestatud. Nii et asi selle hinnaga on väga hapu ja ütlen võrdluseks on niimoodi, et Lätis on asi veel hullem. Meil on siin kuskil 3 miljardiline auk, aga Lätis on kuskil 5,5 miljardiline auk. Et lätlased on selle raha, mis nad on saanud umbes 1 miljardi kokkuvõttes koos oma rahadega on pannud siis 2 tohutu suure ehitise peale, mis ei ole nagu Rail Baltic, vaid on siis Rail Balticu jaam Riias, kuhu nagu on näha, et rong nagu üldse ei tule. Ja teine on siis lennujaama juures tohutu terminal, kuhu siis peaks siis see Riias saabub rong nagu jõudma.
mille tulemusena on nagu raudtee osas on tohutu auk. Ja nagu me teame, Läti riik nagu Eesti riigiga omavahel öeldes ikka on ju natuke veel vaesem. Et seal seda 5 miljardist auku katta nagu ja samal ajal siin Eestis taga utsitada, et lätlased andke aga pihta ja hakake veel Ikla poole ehitama. Et see on täielik nagu lapse jutt, et ma arvan, et need inimesed, kes seda räägivad valitsuses, nad ise näevad ka, et ega neil seal võib-olla väga pikka pidu ei ole, et need taristuministrid on vahetatud siin iga mõne kuu tagant ja need, kes tulevad, nii Svet kui ka tänane, nad ju absoluutselt ei jaga, mida nad räägivad või juhivad antud teemal. Lihtsalt korrutavad ette antud teksti ja tegelikult see, et nad vastutavad Eestis tasakaalustatud liikuvuse arengu eest, selle nad on ära unustanud. Tegelikult on selge, et maanteede ehitus on pandud pausile, maanteede rekonstrueerimise rahad on võetud poole peale, mille tulemusena õnnetused kasvavad. Saaremaa sild on täitsa ära unustatud, kuigi selle tasuvus on võrreldes Rail Balticul muidu pole mingit tasuvust, aga Saaremaa silla tasuvus oli seal alla 10 aasta oli arvestatud. Nüüd me pidevalt süvendame mingid kanaleid ja pidevalt liisime uusi laevu, eks ole, mida 10 aasta pärast on nad jälle vanad. Ühesõnaga, tegemist oleks seltsimeestel kõvasti, aga kahjuks nagu tegeletakse ühe asjaga, millel puudub sisuline mõte. See on nüüd väga oluline punkt ka, millele sa tähelepanu juhid, et Eestis on sisuliselt teede ehitus, eelkõige ka Via Baltica 4-realiseks ehitamine, Tartu ja Tallinna vahelise maantee 4-realiseks ehitamine põhimõtteliselt seiskunud ja mitte ainult need peamised projektid, mis on nagu üle-euroopalise tähtsusega, üle-eestilise tähtsusega, need 2 peamist veeni, mis tulevad, aga ka kõik teised tee-ehitused on põhimõtteliselt seisma pandud selleks, et Rail Balticu hullumeelse projektiga edasi minna. Ja see tagasilöök on selles, et ega ettevõtjad ju nende infrastruktuur, mis on välja arendatud siis teede-ehituseks, know-how, asfalditehased, tehnika, see ju kõik jääb seisma. See jutt, et Rail Baltic annab nüüd sellistele ettevõtetel tööd, loomulikult annab, aga see maht on niivõrd väike ja spetsiifiline, et tegelikult võrreldes teede ehitusega sisuliselt ikkagi Rail Baltic ei ole võrreldav ja sisult Rail Balticu ehitamine tõmbab vee peale ka väga paljudele meie nii-öelda võimetele ehitada edaspidi teid. Rääkimata sellest, et ta sööb ära nagu defitsiitsed kohalikud ehitusmaterjalid, mida ei ole võimalik enam taastada ja mida saaks ja peaks kasutama tegelikult teede ehitamisel ja remondil. Kui me nüüd räägime sellest nagu reaalsest asjast, mida nüüd praegu ikkagi ehitatakse, et siin sai mainitud, et tuleb 1 rööpapaar. Nii. Minu teada vist see Rail Balticu koridori, tarastatud koridori laius peaks olema seal kuskil 60 või 66 meetrit ja sinna juurde siis veel lisa mingisugune mõjupiirkond. Mida meil nüüd siis ikkagi ehitatakse siin Eesti Vabariigis? Mis elukas see on, mis nõuab nagu 66 meetrist raudtee koridori, kus kulgeb 1 rööpapaar, millest tänased taristuministrid ütlevad, et see on tegelikult hoopis regionaalrong. See on ju täielik hullumeelsus. Ongi, et ühe käega me nagu või ütleme ühe labidaga me nagu siis kaevaksime ikkagi seda põhiprojekti, kus peaks tulema 2 rööpapaari ja kiirrong ja kõik need parameetrid on nagu selle järgi, aga tegelikult, mis me sinna sisse ehitame, on hoopis midagi muud. Ehk teiste sõnadega see 1 rööpapaariga nii-öelda raudtee muutub seda enam veel mõttetult kalliks. Kui me ehitaks 1 rööpapaariga raudtee, siis see oleks nagu poole väiksem koridor. Aga nüüd me ehitame tegelikult 1 rööpapaariga raudtee sellisesse koridori, mille nõuded vastavad nagu kiirraudteele. Ja tekitame tohutu sellise kanali paralleelselt siis olemasoleva Pärnu raudteega ja paralleelselt
Via Balticaga ehk siis kolmanda. Ehk siis see lõikab nagu Eestit, kui me vaatame nüüd nagu, et tegelikult on vaja ida poolt nagu lääne poole liikuda, siis tuleb ületada nagu 3 barjääri. Ütleme, mis puudutab olemasolevat, siis seal on välja kujunenud juba ülesõidud, viadukte on ja nii edasi. Nüüd selleks, et see Rail Baltic ka kuidagi funktsioneeriks niimoodi, et ta ei lõikaks päris ära liikuvus seal kahe nii-öelda tsooni vahel, ida ja lääne vahel, siis on vaja tohutu hulk viadukte ja igasuguseid asju sinna ehitada. Aga need on ikkagi niivõrd õredalt, et tegelikult inimesed ja põllumehed, kes seal piirkonnas nagu elavad ja töötavad, nendel lõigatakse ikkagi tohutu hulk logistilisi sidemeid maha, mille tulemusena nad peavad hakkama siis täiesti ümber sõitma, nagu et oma põlde ja noh, nii-öelda siis varandust nagu harida ja käsitleda. Nii et need on kõik veel sellised negatiivsed ilmingud, mida nagu rahasse ei ole praegu kuidagi arvestatud, aga no hea tahtmise juures on see kõik võimalik nagu veel täiendava miinusena nagu välja arvestada. No tegelikult sa maininud ka seda, et need niinimetatud tasuvusanalüüsid, millest Priit Humal on rääkinud samuti siin viimased 8 aastat ja rääkinud sellest seesama projekt, mida sa siin esitlesid mitme aasta tagune, on selle 3 miljardit õhku sealt tuvastanud sellest tasuvusanalüüsist, et tegelikult ka vist nüüd ametlik tasuvusanalüüs on vähenenud 2,5 korda, ehk siis on läinud kallimaks peaaegu 4 korda ja siis 2,5 korda on tasuvusanalüüs maha tõmmata. Jaa, kusjuures sellest ka püütakse kuidagi vaikselt nagu mööda hiilida, et tegelikult need, kes praegu rahastamisotsuseid teevad, need peaksid olema nagu väga kursis nagu kõigega, mis selles uues tasuvusanalüüsis on, et see uus tasuvusanalüüs telliti mingilt Itaalia firmalt, läks ka 1,3 miljonit eurot maksma, aga noh, ütleme nii, et tulemuseks on see, et seal püüti väga palju asju jällegi ilustada, et ma lihtsalt näite korras toon, et välja sellise näite, mida tegelikult ajakirjanik, Postimehe ajakirjanik Mikk Salu siin mingi pool aastat tagasi kirjutas, et sellise pealkirjaga, et iga kord, kui Rail Balticu põhjenduse mingi argument ära langeb, siis käbe-kähku leitakse uus. Ja nüüd siis selles tasuvusanalüüsis on leitud üks selline uus argument näiteks, mis maksab nagu peaks plussi tooma kogu äriplaani kuskil 2 miljardit, on see, et inimesed saavad kiiremini liikuda siis kuidas öelda, puhkevõimaluste piirkonda. Ehk siis access to leisure and health kõlab see argument. Ja, see on nii sule peast välja imetud asi, sest see tähendab seda, et see oleks nagu ainus võimalus siin Eesti piirkonnas, kus inimesed saaks siis puhkepiirkonda liikuda, eks ole, et ilma selle, et ta nagu ei saa. Ja see maksab siis 20 minutit, ütleme teoreetiliselt, millega sa Tallinnas saad Pärnu liikuda, et see siis toob plussi siis inimeste nii-öelda heaolu, et neil on hea meel ja suhtuvad üksteise paremini või ma ei tea, tervis paraneb, siis 2,5 miljardit on selle siis rahaline hind. No see, ausalt öeldes selliste trikkidega võib absoluutselt kõike nagu tõestada. Aga põhiline, mis uues tasuvusanalüüsis nagu on, kus reaalsusele otsa on vaadatud, et kui eelmine tasuvusanalüüs püüdis nagu kogu selle Rail Balticu kasuteguri üles ehitada kaubaveole, sest kaubavedu tegelikult ongi ainus ju äriliselt mõttekas tegevus, kuhu ei pea dotatsiooni peale maksma. Siis nüüd on selgunud, et neid kaupu ei ole ega ei tule, ehk siis kaubaveost mahtudest on 80% maha tõmmatud uues tasuvusanalüüsis ja jäänud on suhteliselt marginaalne osa, ehk Venemaalt loodetud kaupu ei tule ja see marginaalne osa on tegelikult ebareaalne, sellepärast et siin samas analüüsis on näidatud, et lihtsalt Baltikumis ei toodeta sellist massiivset kaupa, mida vajalik üldse raudteega kuhugi vedada. Et meil on nii-öelda just in time kaubad, väikepartiid, mis viiakse kohe kliendile kohale autotranspordiga logistiliselt kiiresti
ja see, et ta peab hakkama veel kuskil koguma raudteeterminalidesse, laaditama teda konteineritesse, seal ootama, viima Euroopa kuhugi raudteeterminali, sealt hakkama edasi laadima. See ahel läheb nii pikaks, et see ei tasu ära ja tõesti kaupu ei ole, mida me raudteel üldse veame, on siis vedelkütused, tahked kütused, vili ja noh, ütleme siin peaaegu see ongi kõik. Ja neid asju me siit Euroopasse ei saada, eks ole, ja vastupidi. Nii et tulemuseks on see, et äriplaan on sisuliselt kokku kukkunud, sellepärast, et äriplaani üles ehitada reisijate veole on sama, mis parun Münchhauseni efekt, et selleks, et tekitada omale kasumit, me maksame ise oma raha taskust sellele projektile peale, ehk siis pool sellest reisijate veotulust me ju maksame dotatsiooniks. Et kui see pool ka ära jätta, noh siis arvutustest siis on tegemist nagu negatiivse projektiga ja need lisa nagu negatiivsed ilmingud, mida üldse ükski tasuvusanalüüs nagu ei näita, need on niivõrd suured. Kui need rahasse viia, no siis me räägime enam-vähem, kui me Rail Baltic siin maksab 4 miljardit, siis ma arvan, et kahjud, mida Rail Baltic tekitab, on oluliselt suuremad. No tegelikult, mis kaubavedudest me tänapäeval üleüldse räägime? Olukorras, kus täiesti ametlikult ka Kliimaministeeriumi kantslerid ja ametnikud ning taristuminister tunnistavad, et Rail Balticut praegu ehitatakse Pärnusse, parimal juhul Häädemeestele. Et mis nagu kaupa seal Pärnu Häädemeeste vahel või Tallinn-Pärnu vahel selle Rail Balticuga viiakse, et kogu see kaubaveo argument on ju kokku kukkunud olukorras, kus ei tule rahvusvahelist raudteed. Ja tegelikult, et seda, et ei tule rahvusvahelist raudteed, seda on ka juba ametlikult põhimõtteliselt tunnistatud ja Läti pool on ju seda tunnistanud ka selgelt, et vähemalt aastani 35 ei ole Lätil, nagu sa ka mainisid, mingisuguseid vahendeid, et seda raudteed sinna Eesti piirini ehitada. Ehk siis teiste sõnadega mingeid rahvusvahelisi vedusid tegelikult ei hakka olema. No täpselt nii. Ja ütleme, lihtsalt väikse kõrvalpõikane veel tehnilise poole pealt, et kui me ehitame ühe rööpmelise raudteed, siis sisult tähendab see, et me kehandi peame ikkagi ehitama kahe rööpme. Ja siis, kui me nüüd näiteks mingisugused 10 aastat sõidame kogu aeg selle ühe rööpa peal, siis see tekib vajumine. Kuidas me pärast toimiva raudtee peale hakkame kõrvale veel teist rööpapaari ehitama, eriti kui me räägime veel sildadest üleminekust ja kõigist sellest, et see on nagu täielik umbluu, et tegelikult seda teist rööpapaari mitte kunagi ei tule. Ja üks põhjus on ka see, et Euroopasse siit raudteega kindlasti on inimesi, kes soovivad reisida ja see on väga tore, aga nende arv on lihtsalt niivõrd marginaalne. Et selleks ehitada nüüd läbi Eesti, Läti, Leedu, Poola piirine üle 20 miljardi eurone raudtee selleks, et suhteliselt marginaalne ja hulk inimesi hakkaks sõitma nüüd läbi Poola veel Saksamaa poole. No see on ju täiesti mõttetus, eriti kui me vaatame ausalt öeldes, ma arvan, et leedulased on nagu psühholoogiliselt väga keerulises seisus. Seepärast, et nendel ei ole nagu Rail Balticut selles mõttes vaja, et nagu Poola piir ja kõik see asi on seal samas. Ja nemad jõuavad juba täna väga kiiresti Varssavisse ja sealt edasi. Ja kogu see show tundub, et on nagu üles võetud nagu väites, et Eestile on see nagu väga kasulik, aga Eesti on nendest riikidest kõige väiksem ja see inimeste hulk aastas hakkaks sõitma, seda näitas ka viimane tasuvusanalüüs. See on niivõrd väike, et see ei too mingit tulu ja paraku on veel niimoodi, et kaugmaa reisijatele piletite dotatsiooni teha ei tohi.
ehk seda enam veel tõmbab nende reisijate hulka nagu vähemaks, sellepärast et see pilet on juba kallim kui lennupilet. Sa tood ära ühe arvutuse ja ütled, et Rail Balticu projekti kasuteguri arvutused ei arvesta selle projekti negatiivse mõjuga kohalike ehitusmaavarade kriitilisse seisu viimise näol. Ehk siis see on nüüd asi, mis on järgmine nagu skandaalne punkt, et põhimõtteliselt sa väidad siin selles tekstis, et meil ei olegi neid maavarasid, mis praegu Rail Balticu ehituse alla üldse läheksid. Meil endal puuduvad need, et kas me peame hakkama põhimõtteliselt neid kuskilt sisse tooma, graniitkillustikku ja muid nii-öelda ehitusmaterjale, et kogu see projekt sellisel viisil lõpetada, nagu siin näeb ette projekt. Ja, see on üks väga oluline küsimus, millele millegipärast üldse nagu Rail Balticu ehitajad või ütleme siis läbiviijad ei ole tähelepanu pööranud, kuigi ma arvan, nad teavad seda. Aga nad liiguvad lihtsalt silmaklappidega kõiki loogilisi mõtteteid eirates liiguvad edasi. No, küsimus on väga lihtne, et seesama kanal, mida nüüd nagu rajatakse siis Rail Balticu kehandi jaoks, on siis selline asi, et võetakse muld välja ja sinna põhja tuleb siis liiv, kruus ja paekivi killustik ehk siis 3 kohalikku ehitusmaterjali, mida kulub tohutu suures koguses. Ja peale tuleb siis imporditav kiht, ehk siis graniitkillustik. Sa oled maininud siin numbrit 15 miljonit kuupmeetrit. Ja, et ametlikult Rail Baltic ise on avaldanud andmed, et kokku neid 3 ehitusmaterjali kulub circa 15 miljonit kuupmeetrit. Noh, ütleme seal vahemikus siis 5–3 miljonid siis erinevad, olenevad, mis materjalist me räägime, aga kokku 15 miljonit kuupmeetrit. Ja sellega nüüd punkt 1 on selline olukord, et majanduslikult seda kohalikku ehitusmaterjali ei tasu vedada kaugemalt kui 50 kilomeetri kauguselt, ehk siis mõlemalt poolt raudteetrassi. Nüüd keskkonnaspetsialistid on välja arvutanud ja vaadanud, kus paiknevad vastavad maardlad, mis meil täna üldse on olemas, mida me saame kasutusele võtta Tallinnast kuni Iklani. Ja tulemuseks on see, et isegi kui Rail Baltic valmis ehitada nii-öelda paberi peal, siis osade maavarade ressurss selles kanalis siis 50 kilomeetri ehk siis 100 kilomeetrises vahemikus Rail Balticu trassi juures läheb kriitilise seisu juba Rail Balticu ehitamise ajal. Eriti mis puudutab seda lõunapoolset osa, kus ei ole meil näiteks mingisugust killustiku paekivi olemas. Ja teine punkt on see, et Maanteeameti andmetel täpselt sama palju, mis on väga huvitav kokkusattuvus, neid samu materjale, sest neil on vaja samuti täpselt liiva, kruusa ja paekivi killustikku. Via Baltica tänase osa välja ehitamiseks 4-realiseks, mis on tegemata, kulub samuti 15 miljonit kuupmeetrit. Ehk kui me nüüd 2 numbrit kokku paneme, esimese veel selle infoga, et juba Rail Balticu ehitus viib selle kriitilise seisu, siis on ju täielikult selge, et Rail Baltic lihtsalt võtab ära võimaluse kunagigi ehitada normaalselt hinnaga välja meil Via Baltica põhjusel, et sellisel juhul me peaksime hakkama vedama ebamõistlikult kaugelt, ma ei tea, kuskilt Paide tagant või Jõgevalt või ükskõik kus kohast, mida on muidugi siis reaalselt tegema ei hakata, sest et mõistlik hind tuleb kuskilt ette ja raha siis ei jätku kindlasti ja tulemuseks on see, et kui me nüüd läheme niimoodi edasi, siis Rail Baltic sööbki ära meil tulevaste põlvede võimalused üldse normaalselt ehitada kiirteid ja sama materjal muide
lisaks selle 15 miljoni, mis oleks vaja nagu Via Balticale, sama materjali kulub ka ju teede rekonstrueerimis ja korrashoiuks. See sööb sealt ka seda ära. Ja nüüd viimane punkt siia juurde, et kui on väidetud, et võiksime kasutada siis Ida-Virumaalt siis põlevkivi kaevandamise nii-öelda siis tulemusena tekkivaid jääkmaterjale, siis neid on spetsiaalselt analüüsitud, nende püsivus on niivõrd väike, et seda on võimalik lihtsalt marginaalses koguses võib-olla mingi 5% ainult seal kasutada, see on riskiga. Nii et see jutt, et kuskilt sealt võiks nendest mägedest midagi kaevata ja Rail Balticule tuua, sellel puudub algus, nii et sellele loota ei tasu. Nii et sisuliselt Rail Balticu ehitamine paneb meil löögi alla kogu siis maanteed transpordi arengu. Lähme edasi intervjuuga, kuulad ja mõtled. Aga sa võtad siin välja ka erinevad valed ja tuleme siis nende valede juurde, et Rail Balticu ehitamine, ükskõik saab see valmis, ükskõik kuhu ta kulgeb ta Pärnusse, kulgeb ta Häädemeesteni, kulgeb ta Treimanisse, minu suve pidamise kohta, et see on kasulik Eesti majandusele. Et see tõstab SKP-d vähemalt 2%, et ilmselt sama loogikaga võiks ütelda, et kui me teeksime, ma ei tea, tohutuid mingisuguseid tuhamägesid ajaksime kokku kuhugi ühte kohta, et see võiks ka SKP-le ilmselt kasulik olla. Absoluutselt, sellepärast, et kui me SKP-d nii-öelda SKP-le positiivset mõju arvestame sellega, kui palju me tööd teeme, siis kerkib küsimus, et võtamegi mingi lihtsa variandi või nagu sa ütlesid, et ehitame näiteks tohutu suure mäe näiteks Türi ja Paide vahele 15 miljonit kuupmeetrit ajame sinna kokku, kõik autod saavad tööd ja ekskavaatorid saavad tööd. Kõik on ilus, makse tuleb maksta kõikide need asjade pealt ja nii edasi. Nii et see jutt, et ehitamine annab meile SKP-le nagu sellise nagu tõuke, see on selles mõttes väär, et punkt 1, me võtame kõigepealt selle raha, mis läheb Eesti Vabariigi oma maksumaksja käest, ehk tõmbame selle kohe SKP-st maha. See on sinna sisse maetud raha, millel kunagi ei ole mingisugust sotsiaalmajanduslikku positiivset tagasisidetena. Nii et kõik need, seal on ikka mitusada miljonit on praegu juba sinna sisse pandud. Ja kui nii edasi läheb, siis me päädime sellega, et me paneme sinna sisse üle 2 miljardi võib-olla puhtalt ainult oma raha, mis on maksude tõusuga saadud. Nii et selle jutu võtame nagu kohe maha. Ja teiseks see, et see tõstab Eesti SKP-d, kui me nüüd vaatame seda, millised on viimased konkursid ja kes on need nii-öelda võitnud Rail Balticu ehituse eelprojektide osas, siis seal on mõni üksik Eesti tegija. Need on kõik välismaised firmad, kellel on siis referentsid ja eeldused saada need suured projektid endale. Me saame siin kõige odavamad tööd ja mis puudutab kõige kallimaid asju, mis on siis rööpad, liiprid, elektrisüsteemid, juhtimissüsteemid, mis on tegelikult Rail Balticu nii-öelda maksumuses siis peaaegu pool, siis siin ei ole meil SKP-ga mitte mingit seost. See on puhas importkaup, mis tuleb sisse ostamist, vastupidi Eesti riigieelarve väliskaubandusbilanssi hoopis halvendab. Nii et kes seda juttu räägib, see võiks natukene nagu teemasse süveneda. Rail Balticut on vaja riigikaitsele. Meil on vaja hakata mööda Rail Balticut tanke edasi-tagasi nii-öelda viima. No vaat see jutt on nüüd selline, mis võib kõlada küll väga loogiliselt, kuid tegelikult õnneks on nii eelmine kaitseväe juhataja Herem kui ka tänane kaitseväe juhataja nagu selgelt
sedastanud ja öelnud, et sõjatingimustes sellisel raudteel puudub igasugune mõte, sest ta on nii lihtsasti rööpad on rööpast välja viidavad. Ja kas või meenutame seda, kui lihtsalt Prantsusmaal enne siis olümpiamänge tekitati tohutu segadus mingisuguse tundmatu grupi inimeste poolt, kes lihtsalt rikkusid ära sidekaablid teatud siis sidesüsteemides ja see oli tohutu aeg, mis kulus selleks, et üldse asi toimima panna. Aga ja kui me räägime veel spetsiifiliselt Rail Balticust, siis tegelikult me peame ju tunnistama, et meil on toimiv Baltikumi raudteesüsteem, siis on teisel rööpenaiusel 15-20 millimeetrit, mis on kokkuvõttes on nagu võrgustik või veresoonkond pikkusega 7000 kilomeetrit. Ja vaat seal, kui sellel raudteesüsteemil nüüd saaks liigutada sõjatehnikat ja vägesid, siis see oleks veel loogiline, et seal on pöörangud, seal on võimalik sõita erinevates riigi osadesse. Aga Rail Baltic on ainult üks ja kui me räägime üherööpalisest, siis seda hullem, aga ta on ainult üks raudteeniit 800 kilomeetrit, 10 korda väiksem, mis läheb ühest riigi otsast siis üles teise riigi otsa. Ja selle rivist väljaviimine on ülimalt lihtne kas või kaugtulega või sabotaažiga või millega tahes. Ja kui siis sellel raudteel jääb mingisugune sõjaline veos seisma, no siis seda ei ole mitte kuhugi panna. Ja isegi kui me räägime, et nüüd punnitame, et mingil ajal, sõda ei ole veel, aga ütleme siis rahul ajal hakkame, siis teeme Rail Balticu valmis, hakkame sealt relvi vedama ja nii edasi. Aga siis tahaks küll väga kuulda, et kuidas need näiteks Eesti tingimustes või ka Läti tingimustes satuvad siis kõik need vajalikud süsteemid idapiirkondadesse, kuhu nad peaksid sattuma, ehk siis Narva, Tartu, Võru alla, Taugapilsi alla. Kuidas nad Rail Balticu sinna satuvad. Nad kõik kuskil maha laadida. Me anname vaenlasele ülihea kontsentratsioonipunkti, mida on võimalik jällegi hävitada. Ja lõpuks ma ütlen veel nii-öelda, mis ei ole nali, aga tegelikult on nii, et võrreldes olemasoleva raudteega, mis on siis kasutatav ka diiselrongidega, mis on põhimõtteliselt asendatavad palju kiiremini ja lihtsamini kui elektrirongid, siis Rail Baltic on ju tegelikult kitsarööpeline elektriraudtee. Meil on laiarööpeline diiselraudtee ja hakata mõtlema, et kitsarööpelise elektriraudteel hakata vedama tanke on must tuumor, sellepärast, et need platvormid ei kannata seda. Ehk see tanki asemel peame soomusautot. Nii et sama hästi me võiks hakata Kopli trammiga vedama. Utreerides küll, aga kes seda teemat räägib, see võiks natukene nii-öelda mõne sõjaväe jefreitoriga 2 õlut teha ja saab targemaks. Sotsiaalmajanduslik aspekt, inimeste võimekus kiiruga saada Pärnu spaasse ja elu läheb paremaks ja mõnusamaks. No vat jah, läheb, aga paraku on nii, et Pärnu spaasse on võimalik ka teistel teedel jõuda ja see osa inimesi, kes nüüd valib antud nii-öelda mitme variandi hulgast, see on lihtsalt nii väike, sellepärast, et Eestis, nagu me teame, kas või Tallinna ja Pärnu vahe on 130 kilomeetrit või ka Tartust ega Riiast ka Pärnusse ei ole rohkem. Ehk teiste sõnadega, et kes tahab oma puhkust veeta, eks ole, ja oma pampude ja lastega tuleb, siis kindlasti osa satub nendest ka Rail Balticule, aga see on niivõrd tagasihoidlik number, et selle ümber mingisugust mõtet
mõttekat nagu plaani üldse püsti panna ja nagu ei ole põhjust ja samal ajal ma ütlen veel kord, et me punnitame sinna Iklani nüüd mingisugust projekti välja teha. Aga kui me vaatame, kui kiiresti rekonstrueeritakse kas või seesama Tallinn-Tartu raudteed, siis hea kättevõtmise juures on võimalik, ma arvan, umbes 3,5 aastaga teha korralik raudtee 160 kilomeetriga võimalus sõidukiirusega Pärnusse ja ongi kõik selles mõttes õnnelikud ja ütleme suurusjärgus paar miljardit raha jääb nagu üle. Aga mis siis on, kui me nüüd selle katki jätame, et üks argument on ka see, mida kasutavad paljud siin viimati peaminister Michal ja taristuministrid, et me peame selle valmis ehitama sellepärast, et A, meile tulevad Euroopast mingisugused sanktsioonid, B, me peame seda Euroopast tulevat raha kuidagi paigutama kuhugi. No viimane argument on muidugi see, et Euroopas paraku on vastupidi, et raha nagu ei paista. Et seni me oleme olnud selles mõttes veel nagu heas olukorras, et me oleme saanud tõesti projekti algstaadiumis oleme saanud siis kuni 85% siis tehtud kuludest oleme saanud Euroopa rahadest. Nüüd need rahad on otsas, ehk siis järgmised Euroopa rahad reaalselt avanevad meil kuskil 2029. Reaalselt avanevad 2026, 27 ja 28 meil Euroopast mitte mingisugust raha näha ei ole. Et see võib olla ulatuda kuskil peaaegu miljardi eurone see auk. See on üks asi. Teine asi, et lootus, et me nüüd edaspidi saame ka 85% toetusmääraga on rajatud liivale, sellepärast et Eesti SKP on nüüd nihkunud nüüd juba üle 85% siis Euroopa siis inimese kohta Euroopa SKP-st, mis tähendab seda, et me oleme jõudnud nende riikide hulka, kellele enam maksimaalse toetusmääraga raha ei anta. Ehk meile antakse kallimat raha. Ehk paremal juhul, kui me saame 50%-ga on hästi. Ja samal ajal meie oma sissemakse Euroopa eelarvesse tõuseb. Ehk sisuliselt tähendab see seda, et me maksame Euroopasse raha, siis pannakse sellele meie oma rahale silt külge, saadetakse tagasi ja öeldakse, et sellega saate ainult Rail Balticut teha. Ja ongi kogu muusika. Nii et tegelikult Euroopa toetus sellisel kujul kaob ära ja see arvutustes, et riigieelarve nii-öelda perspektiivi vaadates ei tohi mingil juhul sellega arvestada, et see on jällegi täielik nagu puru silma ajamine. Aga seda nad ei julge muidugi tunnistada, sest sellisel juhul paistaks pilt väga halb, kui me peame maksumaksjale ütlema, et kahjuks Rail Balticus on mitte 500 miljoni auk, aga näiteks 1,3 miljardiline auk, nagu lätlastel on. Ja samal ajal oleme ette sõlminud mingisuguseid lepinguid, nii-öelda siis nagu viimane nädal oleme näinud, seda ei saa nüüd päris muidugi ehituslepingus nimetada, see alliansi leping, sellest ma paari sõnaga veel räägin. Et ühesõnaga seda raha nagu ei tule. Ja teine asi, mis puudutab trahve, siis see on ka täielik vale. Et Alar Karis oli riigikontrolör ja juba 2017 ehk täpselt samal aastal, kui siis Jüri Ratase nii-öelda initsiatiivil suruti läbi see kolmepoolne riikidevaheline kokkulepe Rail Baltica ehitamiseks ja ratifitseeriti Riigikogus, siis ta tellis spetsiaalse juriidilise analüüsi selleks puhuks, et juhul kui Rail Balticu projekt peatada, millised sanktsioonid siis tulevad. Ja seal on mustvalgel ilusti kirjas, et punkt 1, juhul kui ilmneb oluline muudatus Rail Balticu
välisrahastuses, siis Rail Balticu peatamine ei too üldse seda küsimust ka esile, kas on sanktsioonid või mitte. Nüüd teiseks on see analüüs näidanud seda 2017, et juhul kui sanktsioonid tulevad, siis nad ei saa tulla mitte Eesti riigi vastu, vaid selle ettevõtte vastu, kes korraldab rahastamist ja see on Riias istuv aktsiaselts RB Rail, kus Eesti, Läti ja Leedu kõik on 30%. RB Railil peale meeskonna ja nende pintsakute ja pastakate mingit vara ei ole. Niimoodi juhul, kui nemad on ja nende kaudu, nemad on rahapump, ega Rail Baltic Estonial pole endal sinist sentigi. Nemad saadavad oma nõuded Riiga RB Raili ja see siis paneb 3 riigi peale siis paketi kokku ja punnitab ja seletab edasi. Ehk juhul, kui see lepingu osaliseks on RB Rail ja Eesti riik ei vastuta äriettevõtte tegevuse eest. Nii et sealt midagi võtta ei ole. Ja see on ka puhtalt 2017 juba välja kirjutatud. Nii et rahva hirmutamine sellega, et midagi peab tagasi maksma ja nii edasi, on selline uudujutt, et tuleks vaadata vastavaid juriidilisi analüüsi ja kõik on selge. Päev peale Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungilt, kus tulid välja skandaalsed faktid Rail Balticu kohta, seda, et lätlased 35. aastaks oma lõiku valmis ei saa, rahastusotsuseid pole tehtud ja küll on hea soov ehitada, aga tõepoolest ei ole mingisugust reaalset võimalust seda sinnamaani valmis ehitada. Tuli meile uudis ERR-ist, kuidas Rail Baltic Estonia sõlmis suurimat taristuehituse lepingud Eesti ajaloos. Räägitakse siis, kuidas tehti põhimõtteliselt leping, umbes miljardi eurone leping Prantsuse, Soome ettevõtetega, kes siis peaks raudtee 2030. aastaks valmis ehitama. Millises mahus see veel nüüd alles selgub, aga Eesti tundub olevat äärmiselt nagu positiivne selles küsimuses. Samal ajal me teame, et Läti oma raudteed valmis ei ehita. Mis sellest taristu ehituse lepingust arvata? Selle lepinguga on piltlikult öeldes samasugune lugu, kui näiteks ma lähen sinu juurde, ütlen, et tead, et mul on soov, et ehita mulle üks vägev eramu, et vaata, ma tahaks sinna õue saada veel eelsoojendusega ujulat ja sisse marmor, Itaalia marmorist kaminat ja põhimõtteliselt peaks olema 2,5 korrust ja üleval peaks olema veel terrass ja nii edasi. Aga mul üks väike probleem, et tead, et ega mul raha ei ole. Aga teeme ikka lepingu ära, et nimetame seda siis alliansi lepingus, et ma annan sulle siin, näed, mul on siin osa projekti on valmis, et sa vaata need üle, et tead, me oleme siin visanud pilgu, et et see maksab võib-olla siin, ma räägin majast, et võib-olla 100 000, aga ega mul seda 100 000 ka ei ole, mul 10 000 on, aga võta see praegu, et sa hakka seda nagu lihvima seal ja nii edasi. Et siis, kui raha tuleb, siis vaatame nagu täpsemalt edasi. Ja olukord ongi niimoodi, et alliansi leping on täpselt selline. Raha tegelikult tellijal ei ole ja mingid kohustusi seal nii-öelda lepingu teisel poolel ei teki, vaid tekib ainult sellisel määral, kui siis jupikaupa seda raha nagu tuleb. Ja millal see raha tuleb, kas tuleb 2 aasta pärast, 3 aasta pärast, 5 aasta pärast või jääb ta üldse tulemata, siis täpselt niimoodi see projekt liigubki. Ainus asi nüüd, mis on nagu tõsine, mida minu arvates tuleks nagu analüüsida juriidiliselt, ja ma arvan ka võib-olla Riigikogu või Riigikontrolli tasemel on see, et kas üldse sellisel ettevõttel nagu Rail Baltic Estonia osaühing on õigust sisuliselt riigi
eelarvet panna siis määramatusse olukorda, sest see tähendab ju seda, et kui seda asja nagu võtta tõsiselt, siis järgnevad valitsused peavad ju riigieelarve nii-öelda kujundamisel hakkama nendest numbritest nagu lähtuma. Et seda raha küll ei ole, aga no meil siin Rail Baltic Estonia, vaat siin Salometsa isikus ja veel tema nii-öelda jüngritega siis pani kokku, et sellise värgi, et siin on nagu miljard vaja ja et hakkame nüüd seda miljardit taga ajama, et tegelikult ma arvan, et see asi nii lihtsalt ei lõpe, et juriidiline analüüs võib näidata, et sellel lepingul puudub üldse legitiimsus. Ma kaldun arvama 75%. Et sellele natukene on sellistele asjadele juhtinud tähelepanuga seesama juriidiline analüüs, mis 2017 tehti, sealt nähti juba ette. Et seal nähti ette tegelikult asja veel nagu karmimana. Seal nähti ette asja siis juristide poolt niimoodi, kes selle analüüsi tegid. See oli Raski büroo veel muide. Et selliste määramatute kohustuste võtmine võib olla põhiseaduse riive, kus tegelikult rahva esindajad Riigikogu näol jäetakse üldse otsustamist välja, nagu täna on. Nii et vaatame, kuidas see edasi läheb, aga hästi see ei lõpe. Aga noh, nii-öelda hommikul, kui ma siia hakkasin nagu sõitma, mul tuli veel selline nagu väike mõtteidu, et mida see Rail Baltic siis nagu endast nagu piltlikult kujutab. Minust Rail Baltic on tegelikult üks kõurik, kes on nagu väljunud nagu oma vanemate nagu kontrolli alt ja teeb, mida tahab, aeg-ajalt kargab tuppa sisse, nõuab taskuraha, siis kaob minema, lõhub midagi ära, ei vastuta millegi eest, tuleb uuesti ja nõuab jälle raha, kaob jälle ära ja väidab, et ta teeb midagi vajalikku, millest mitte keegi aru ei saa. Ja mitte keegi selle kõurikule, nagu öeldakse, päitsid pähe panna ei ole seni suutnud. Aga noh, on lootus, et tulevad valitsused suudavad. Loodame tõepoolest. Mida siis nüüd selle projektiga ikkagi teha? Et Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tuli välja näiteks sellise numbriga ja seal pinniti välja see, et kui Rail Baltic peakski valmis saama selline Tallinn-Pärnu või Tallinn-Häädemeeste ekspressliin ühel raudteerööpal tohutus raudteekoridoris peaks valmis saama, siis selle maksumus, selle aastane taristu nii-öelda hooldusmaksumus on 35–50 miljonit eurot. Ja võrdluseks siis tänane kogu raudteevõrgu taristu maksumus hooldus on 30 miljonit eurot. Et muidugi, kui me räägime siin nagu nendest hindadest, siis me ei räägi, mina oma raha küll ei paneks mängu sellele, et see hind on sinna 35 juurde. Ma ikka pigem paneksin mängu selle, et see on seal 50 juures ja ilmselt võib-olla isegi üle. Et see on nagu üks nii-öelda tasand. Mida sellest nüüd nagu välja pigistada sellest, esiteks sellest komisjonist, aga kogu sellest olukorrast? Mida me selle olukorraga peaksime nüüd nagu pihta hakkama üldse? Kas keegi üleüldse Eesti Vabariigis teab, mida selle krempliga, selle pandemooniumiga nimega Rail Baltic pihta nüüd hakata? Ma arvan, et ei tea, et see miuke rähklemine on isegi toimunud nii-öelda selle ehitajate ja projekteerijate tasemel, eks ole, et algul 2 rööbast ja siis 1 rööbas, kusjuures, mida me veel ei ole rääkinud, et osa viadukte on üldse maha tõmmatud põhjusel, et ikka nagu võiks odavam kogu see projekt olla, see tähendab seda enam veel see blokeeriv osa nagu suureneb. Osa jaamu, mis oli alguses mõeldud, need on maha tõmmatud ja kindlasti see, kui me räägime sellest nii-öelda kiirraudtee nõuetest seal, siis see hooldus raudselt nagu
kallis, nii et pigem ma olen suga nõus, et me võime siin rääkida nagu vähemalt 50 miljonist eurost. Ja siin on veel üks moment, mida raudteespetsialistid on nagu minuga vesteldes nagu rõhutanud, et kui sinna satub nüüd mingil ajal, tõepoolest Muugalt tuleb mingisugune, juhtub ime, et soomlased toovad mingi laevatäie kaupa, mis laaditakse siis Muugalt, nagu siis spetsiaalsele rongile, kaubarongile. Siis kaubarong võrreldes reisirongiga on nagu oluliselt raskem. Ja piisab sellest juba, kui seal paar-kolm nagu kaubaronge nagu läheb ja nagu teatud kurvides nad peavad ka nagu pidurdama. Ehk siis see kaubarongi olemasolu, isegi kui ta seal vähe sõidab, nõuab veel eriti selle nii-öelda rööpmestiku ja kogu selle asja nagu pidevat sellist lihvimist ja ülevaatamist ja kõike. Et see asi läheb nagu kalliks ehk sisuliselt, mida algusest peale on räägitud, et tegemist on, ütleme, aia taha läinud vasikaga või siis täpsemalt öeldes surnud hobusega tänaseks, keda me siis nagu piitsutame ja kellele me peame siis nagu peale maksma, aga surnud hobune näeb välja nagu hobune ainult, et kahjuks ta nagu veoteenuseid enam talumehele ei osuta. Et Rail Balticuga kahjuks on sama lugu. Nüüd kurb loolus on see, et nad jõuavad seda Eesti maad nagu päris kõvasti veel üles sonkida enne, kui ma arvan, järgmised valitsused selle asjal nagu piduri peale panevad. Ja mida siis nende juppide ja asjadega teha, et siin on erinevaid arvamusi, aga tegelikult on ta nagu füüsiline objekt, mis läbib, eks ole, kohalike omavalitsuste maid. Saku, Rapla, Kohila, Pärnu ja nii edasi. Ja ega Rapla inimesed ju tõesti, nemad ei oska öelda, mida seal Pärnu kandis, kui on tehtud mingi suur jurakas, mingi tamm. Aga Pärnu valla inimesed ja valla juhtkond ja valla peaksid siis hakkama otsustama, mida on selle jupiga teha. Kõige hullem on see, et neid väärtuslikke ehitusmaterjali, mis on sinna sisse maetud, neid nagu neid kahjuks enam kasutada ei saa. Nüüd on küsimus selles, et kas neid mingisuguseid viadukte, kust keegi kunagi üle sõitmine, aga mis on nagu väga sarnased nagu mingi laohoonele, eks ole, kas neid saaks võib-olla ka militaarsel eesmärgil tulevikus kasutada mingi varjendina või nii edasi. Mingid sirged lõigud, võib-olla saab sportlastele, hakkavad seal nagu, ütleme, harjutama midagi või nii edasi. Tegelikult me natuke läheb nagu absurdi teatri peale, aga selge on see, et ta jääb seisma. Kõige odavam on ikka tema seisma jätmine. Need jupikesed tuleb lihtsalt kohalike omavalitsuste poolt nagu ära kasutada, et nad on tehtud, tagasi neid võtta enam ei saa. Ja see kohalik kasutus on see, mis peab siis mingi lahenduse andma. Kui palju sa arvad, et seda maad siin Rapla ja Pärnumaal veel üles songitakse, ära hävitatakse ja ära vägistatakse, enne kui kogu see krempel seisma pannakse? Nad jõuavad, ma arvan, järgmiste valimisteni 2 aasta jooksul. Õnneks neil nagu raha lõpeb otsa. Seetõttu ühtpidi see suur aplomb, mida nad nüüd räägivad, et meil on kõik nagu iklane siin juba paigas ja nii edasi, mis tegelikult kõige lihtsamaid töid jõuavad nad teha. Mis õnneks ei ole veel kõige hullem, nad jõuavad selle mulla ära koorida, teha sinna tohutu kaeviku, selle mulla kõrvale tõsta. Nüüd edasi juba läheb keerulisemaks. Tuleb kuskilt vedada karjääridest, vedada sinna siis põhja kruusa, liiva, killustikku, seda tihendada, kõik möllata, püüda sinna mingid liipreid peale hakata paigutama. Ma arvan, et kogu projekti mahust on täna tegelikult füüsiliselt tehtud mingisugune 20%, nad jõuavad kuskil kolmandiku peale võib-olla, mitte rohkem, et lihtsalt raha lõpeb otsa. Me küsisime ja käis läbi selle saate alguses selline küsimus, et miks seda kõike tehakse?
Ja ma arvan, et hea oleks tegelikult sellega see saade lõpetada, et mille pärast seda 10 aastat on nüüd üldse tehtud. Kas see on puhas korruptsiooniprojekt lihtsalt? Et inimesed peavad oma silmi kinni, ametnikud peavad oma silmi kinni, poliitilised parteid ei kuule, ei näe, ei taha midagi ette võtta. Et kas see ongi see olukord? No vägisi nagu võib siuke mõte tulla, kuigi ma isiklikult arvan, et see on nagu korruptsiooni mõttes ta on nagu liiga suur pirukas või nagu tohutu massiivne asi, et ma arvan, et tegelikult asi on võib-olla lihtsam, et tegelikult seda nähakse sellise poliitilise kannuste teenimise objektina, kus siis väike kildkond nagu eelkõige Reformierakonna juhtkonda kuuluvaid inimesi tahab lihtsalt silma paista siis ja teenida tulevikus omale häid kohti Euroopa struktuurides. Täpselt nagu Ratas, kes siis tegelikult Kadri Simsoni kätega selle asja nagu sisuliselt 2017 käima lükkas ja miks ta selle Kadri Simsoni sinna paigutas, taristuministri, kes poolt taristu teemadega on elus kokku puutunud, ikka sellepärast, et oli juba ette näha, et saaks oma inimesi Euroopasse nagu kõrgele kohale panna. Nüüd ma arvan, et see tegelikult on selline poliitilise allaheitlikkuse projekt, ainult ta on nagu, kui me räägime siin nendest viimatest näidetest, et Eesti peaks 2 miljardi eest ehitama näiteks parklatesse, uuristama nagu kanaleid, et panna sinna elektrijuhtmed või mingisugune muu hullus, nagu praegu tuli välja, eks ole, valimistega seoses. Või need kõik lähevad nagu ühte patta. Et lihtsalt see Rail Balticu nime üritus on lihtsalt nagu grandioossuse mõttes nagu 100 korda suurem kui kõik need väiksemad lollused, aga tegelikult on see niimoodi, et see on lihtsalt silmitu allumine Euroopast tulnud nii-öelda jutumärkides suunistele, ilma selleta, et kaitstakse Eesti Vabariigi huve. Kas võib juhtuda ka seda, et inimesed on lihtsalt lollid? Kahjuks jaa, et ma arvan, et nii mõnigi võib-olla selleks, et saada head palka ja olla rahulikult oma ameti tooli küljes kinni. No ma arvan, et nad lollid ei ole, aga nad mängivad nagu tarka selle koha peal, kus nad asja ei jaga. Kas me seda nimetame lolluseks, seda võib igaüks ise arvata. Sinu sõnum Eesti poliitilisele juhtkonnale seoses Rail Balticuga? Minu sõnum oleks selline, et praegu Rail Balticu kaardimajakene kõigub täiesti nagu 3 põrsakese maja tuule käes. Palju ei ole vaja, et see kokku variseks. Ja tegelikult opositsioonierakonnad peaksid panema praegu kõik oma erisused nagu kõrvale jätma ja panema seljad kokku, sest on selge, et järgmises valitsus enam Reformierakonda ei ole. Ja mõni teine erakond on üldse ajaloo nii-öelda annaalidesse kadunud. Ehk kui praegu ikkagi selgelt deklareerida siis vähemalt 3 opositsioonierakonna poolt, et nende võimule tulles Rail Balticu projekt kui selline peatatakse. Siis tähendab see seda, et see on väga suur tugi lätlastele, kes saaksid siis oma raha raiskamise lõpetamiseks olulise argumendi ja see oleks nagu hirmutav tegur Euroopa siis liidu vastavatele organitele, kes siis praegu lihtsalt käivad ja plaksutavad käsi, et ehitage, tehke, leidke raha ise, ehitage, küll me teid siis abistame, lihtsalt teevad tühje sõnu ja suunavad meid lihtsalt mõttetu projektiga edasi tegelema. Nii et ma arvan, et kuna see, nagu Taras Bulba ütles, et sinu ma sünnitasin ja sinu ma ka tapan, siis poliitiliselt on see projekt sündinud ja poliitiliselt peab see projekt ka surema. Aitäh sulle endal siia stuudiosse tulemast ja valgustamast inimesi väga olulisel teemal. Jõudu sulle! Suur tänu!
kohtumiseni.